Kas noored inimesed teavad, mis vahe on faktil ja tundel? Ja kas täiskasvanud teavad seda? Hakkan õppima, ma kohe varsti saan täpsemalt teada. Aga ma arvan, et see on hästi oluline osa, et me suudame neid eristada, kui me oleme konfliktis. Ja kas me üldse saame aru, et see, mille peale ma võin olla vihane või solvunud, kas see on ka tegelikult päriselt fakt? Üks oluline mõte kindlasti on see, et mõistmises on alati võti. Ehk kui sa mõistad teiste osapoolt, saad aru, kuidas tema mõtleb. Ja omakorda, kui sa oskad rääkida talle, kuidas sina mõtled, siis on juba paljud probleemid lahendatud. Et ülejäänud asjad on juba nüansid, et toon, kuidas üksteisega rääkida, see on hästi oluline. Ja see, et kuidas jääda neutraalseks ja hinnanguvabaks, see, mis me täna siin õpime, et kuidas öelda midagi niimoodi, et teine ei solvuks. Et arvestada teise osapoolega, aga mõistmises on ikkagi võti, et sa pead saavutama selle, et sa teisest inimesest aru saad ja siis juba lähevad asjad lihtsamaks või et mõista, mis tema ajus toimub või kuidas tema aju toimib üldse või mis võib olla see tema elu raskuspunkt või vajadus seal all. Et seda uudishimu on vaja, et uurida teise inimese enda maailma ja siis seejärel valmisolekut ja avatust selgitada hinnanguvabalt ja võimalikult nagu sooja tooniga lahti enda maailma. Inimeste käitumine alati kommunikatsioon, et nad tahavad alati sellega midagi öelda. Lihtsalt küsimus on selles, et kas me saame aru, mis nad ütlevad, isegi kui nad ütlevad midagi täitsa muud. Üritan nüüd konfliktsetes situatsioonides rohkem valitseda oma kehahoiakut. Sellest ma alustan vähemalt. Ja see, ma loodan, toob tulemusi. Lase elul endas elada. Püüa natukene vähem roolida ja suunata ja vaata, mis juhtuma hakkab. Koolitusel oli väga palju tegemist ja rääkimist negatiivsest ja positiivsest emotsioonidest, aga ma mingiks sain nagu aru, et elu ei ole ei negatiivne ega positiivne, ta lihtsalt on. Ja me lihtsalt tegeleme asjaga nii, nagu me saame. Ja ei pea asju nagu nii palju emotsioone sisse panema, et säästame oma aega ja stressi ja lihtsalt võtame asju nii, nagu on, ilma sügavate emotsioonideta.